Vaatasin just kalendrisse ja ma saan aru, et aasta hakkab läbi saama. Aga see on ka see hetk, kui väga paljud meist annavad omale järgmiseks aastaks lubadusi, millestki loobuda näiteks. Ja minul saab isiklikult 10 aastat sellest, kui ma teist korda suitsetamise maha jätsin. Ja see kõik algas kunagi see esimene kord kusagil seal gümnaasiumi ajal 90ndate lõpus, 2000ndate alguses. Sõbrad käisid kõik nurga taga suitsetamas, mina veel ei suitsetanud. Jube igav oli üksinda toas istuda, ühikatoas käisin nendega kaasas, siis hakkasin vaikselt tegema. Ja mul hakkas tohutult meeldima suitsetamine. Kuni selleni välja, et ma ikka tõmbasin kuskil 2 pakki kohati isegi päevas. Tubaka nälg oli nii suur või nikotiini nälg, et käisin vahepeal korjasin, kui raha ei olnud vaese tudengina, umbes voodi alt otsisin sente ja et osta siis pool pakki suitsu või saada sõpradega mitmekesi 1 paki raha kokku, et suitsu tõmmata. Aga see kõik muutus ühel hetkel. Ja see hetk jõudis kätte siis, kui ma vaatasin peeglisse ja see, mis mulle sealt vastu vaatas, oli päris õõvastav. Ehk siis ma olin nikotiinist enam-vähem läbi imbunud ja kuna mul oli ka istuv töö, siis ka korralikult rasvunud ja samal ajal ise ma ju käisin ja kommenteerisin spordiüritusi, nii et mulle tundus, et nüüd aitab, et peab midagi tegema. Hakkasin jooksma, hakkasin tervislikumaks, ei olnud lihtne esimeste sammudega, aga mind aitasid esimesel korral nikotiiniplaastrid ja kuigi alguses minagi olin skeptiline, siis kokkuvõttes ma pean küll tunnistama, et see ei olnud üldse nii raske. Nii et ma võin omast kogemusest öelda, et kui tahate midagi lubada uueks aastaks, millest loobuda, siis nikotiin võib küll vabalt olla üks.